Hei ja tere tulemast selle hooaja viimasesse supikriitiku videosse. Kuna need supid võiksid pigem minu poolest jääda hetkel siia talvisemasse hooaega ja me liigume vaikselt kevade suunas, siis ma otsustasin, et selleks hooajaks ma tõmban need otsad kokku. Vaatame, võib-olla kui sügis saabub, siis võtame uuesti selle seeria ette, sest et ma olen täiesti kindel, et mul on veel sadu supiretsepte proovimata, mille hulgas võib absoluutselt olla igasuguseid pärle. Ja tänaseks ma valisin siis midagi kevadisemat juba, sest et minu mõte on juba täiesti kevades. Ma saan aru, et ilm ei jõua nagu kaasa minu olekuga, aga kuidagi ma nagu tahtsin midagi sihukest kevadist ja leidsin TikTokist päris põneva retsepti. Sparglipüree supp tuleb meil siit. Ma ei ole sparglist kunagi nagu midagi teinud eraldiseisvalt, et ma olen lihtsalt nagu eraldi sparglit toidu kõrvale teinud, aga niimoodi, et ma ta kuskile sisse panen, seda ma ei ole teinud. Pean ütlema muidugi, et see spargel, mis mul siin on üldse, minu arust meil on Eestis spargliga väga halvad lood, et see on siukene natukene tohletund ja niuke kahtlane, aga ei olnud paremat. Mida meil selle retsepti jaoks vaja on? Meil on vaja sparglit, kartulit, küüslauku, sibulat, toidukoort, kanapuljongit, natuke võid, parmesani ja tegelikult olid seal retseptis veel ka seller ja ei vist oligi ainult seller veel. Soola, pipart ka paneme, aga sidrunimahl. Sidrunimahl on mul olemas, aga vot seller, ma keeldun sellerit söömast, mulle ei meeldi selle maitse, ma tunnen selle kohe ära, kui see kuskil sees on. Nope. Mul on siin kohe siuke suur korralik sibul, ma arvan, seda jääb minu maitse jaoks natuke liiga palju. Nii et ma teen ta pooleks. Ma panen ta siia lõikurisse, ma ei hakka teda käsitsi rohkem lõikama. Nii, siis ma panin siia 4 küüslaugu küünt sisse. Sekundit ja valmis ongi. Potile tuli alla, siis oli kirjas 3 supilusikatäit võid. Huvitav, et niimoodi supilusikatäit. Muidu on nagu mingi teine mõõtühik, grammid või midagi. Võib-olla siia nüüd läks rohkem kohe. Okei, äkki läks liiga palju. Ma võtan veits välja. Siis lähevad need sinna sisse. Vahepeal on meil vaja veel lõikuda ära kartulid. Retseptis, ütlen kohe ära, oli tegelikult 2 kartulit. Aga mina võtsin 2 suuremat ja 2 väiksemat kartulit, sest et ma mõtlesin, et kui ma sellerit ei pane, et siis ma nagu selle selleri osakaalu asendan kartuliga. Koorisin kartulid ära, nüüd lõikan sükesteks keskmisteks tükkideks ja need lähevad ka kohe varsti sinna või sisse. Spargel ka sisse. Viis kuni 7 minutit siis laseme neid siin praegu. Nad on äkki siin juba 4 minutit olnud. Siis on mul siin see Food Studio kanapuljong ja seda läheb meil sinna 3 kappi. Aga ennem kui ma seda panen, läheb meil 1 teelusikatäis siis seda sidrunimahla. Natukene soola, natukene pipart. Mul jäi neid otsi nii palju üle, kas need tohib ka sinna sisse panna, ei tea. Ma ei ole spargliga väga midagi teinud, aga kui ma praegu hammustasin, siis tundus nagu okei. Viskan äkki need ka. Ja paneme siis selle kanapuljongi. Ja nüüd me jätamegi ta siia niimoodi podisema 20 minutiks. Mis ma siin vahepeal veel teen, on see, et ma lõikan
peekoni valmis, et see läheb meil pärast sinna supile nagu toppinguks, kuna see tuleb siuke püreesupp. Et siis ma juba lõikan ta valmis ja siis saab varsti pannile panna ja ära praadida. Ja ongi 20 minutit läbi. Ja nüüd meil läheb siia parmesani juustu 1/3 kappi, aga no ma ei tea, ma lihtsalt puistan siia suht suvaliselt ja siis läheb 1/3 toidukoort. Ma tegelikult paneks muidu kaerakoort, aga ma ei saanud kaerakoort, nii et siis ma panen tavalise toidukoore ja nüüd segame need siia sisse. Ma ei tea, kas ma saaks selle saumiksriga purustatud. Ma ei ole varem püreesuppi saumiksriga proovinud purustada, aga see tundub nagu lihtsam viis ja ma mõtlen, et ma proovin seda, aga ma nii kardan, et sealt äkki nagu täiega pritsib. Ja kas ma tohin selle sinna panna, see on plastik. Kui see oleks metallist, äkki siis võiks, aga praegu ma lasen tal veits jahtuda ja siis proovime seda asja. See supp on siin jõudnud nüüd natuke jahtuda. Ma tegelikult täiega kardan. Okei, ta vist ei pritsi. No nii, käes on tõe hetk. Minu arust ta näeb väga nunnu välja. Võib-olla seal TikTokis see supp tundus nagu kuidagi rohkem heleroheline, no samas ta on siuke suht kollakas rohekas. Ja ma pean lihtsalt ütlema, enne kui ma isegi proovin seda, et ma ei oleks arvanud, et selle supiseeria jooksul hakkavad mulle tõesti püreesupid meeldima, aga see kõrvitse supp oli nii hea, et seda ma tegin nagu sellel talvisel perioodil mitu korda. Ja no eks vaatame, kas sellest saab ka supp, mida võiks lausa mitu korda süüa. Oh my god! Oh my god! Ma ei tea, kas mu keel on isegi kunagi midagi nii kreemist tundnud. Nagu see tekstuur. Ma vist ei ole kunagi aru saanud sellest väljendist, et toit on siidine kuni praeguse hetkeni. Täiesti uskumatu. Ja ennem kui see supp podises, siis ma tundsin veits hernelõhna. Siis mõtlesin, et spargel, hernes, et kas nad on sarnased ja praegu, kui ma seda söön, siis ma mõtlen, et neil vist on nagu mingi maitse sarnasus, sellepärast, et siin ongi väga tugevalt see spargli maitse, aga see on veits nagu herne maitse. Ma ei suuda praegu selle söömist lõpetada, see on imeline. Seda ei olnud üldse raske teha. Okei. Ainult see spargel on see problemaatiline osa sellest supist, sest seda ei saa tihti, igas poes seda pole. See võib olla siuke närbunud seal poodides. Aga kui on saadaval hea spargel, siis seda on lihtne teha ja see on nagu, see on meeli ülendav. No ma praegu, ma ei tee nalja, nagu ma ei lihtsalt niisama ei ütle seda, vaid nagu ma olen praegu šokeeritud sellest, kui hea see on. Nagu ma 100% teen seda suppi veel. Ainult nüüd ma mõtlen, et ei tea, nagu, kas seda sparglit saaks midagi asendada. Kuigi see spargli maitse mulle väga meeldib, aga äkki, kui ma teen seda hernestega. Kuigi ma arvan, siis ta on juba teine asi. Aga ma arvan, et see kreemisus tulebki sellest võist kindlasti, mis alguses sai pandud. Siis see parmesan ja toidukoor. No imeline maitsekooslus. See kanapuljon on andnud siia väga hea maitse. Ma pidingi ainult soolapipart panema, mitte midagi rohkemat ja siin on maitset on küll ja veel. Imeline ja veel krõbe juustusai siia juurde. Selle ma tegin ka muidugi airfryeris. Vau! Ma väga soovitan teha seda suppi. Ja no ikkagi magustoitu peame ka tegema ja kuna mul on nüüd see kuumahufritüür, siis ma tahan kõiki asju seal teha. Ma imestan, et ma seda suppi seal ei tee.
ei, ma tõesti, ma olen väga elevil. Ja ma leidsin jällegi TikTokist, leidsin siis donutite retsepti, mida airfryeris teha. Tundus mega lihtne, tundub natuke siuke, et kas see saab tõesti hea olla. Ma ei ole kindel, aga selle jaoks on meil vaja jahu, küpsetuspulbrit, kreeka jogurtit, suhkrut, 1 muna, vanilli, mingit ekstrakti või mul on need vanillidropsid ja võid. Nii, ikka meie hea köögikaal appi ja kõigepealt meil kohe ei olegi seda köögikaalu vist vaja. Kõigepealt me paneme siia 1 muna, siis sulatatud 20 grammi võid, vanilliekstrakti. Ma ei tea, ma panen siia mingi 3 dropsi. No okei, paneme 4-5. Ja siis nüüd meil on vaja siia lisada, mul on 1 kreeka jogurt veel, ei tea, kas see kõlbab veel. Mul on 180 grammi kreeka jogurti toppis siin väikses topsikus veel ja paneme siis siit natuke juurde. Nii, segame kokku, kuni meil on siuke ühtlane segu. Siis mul on siin mingi küpsetuspulbri lõpp, ma panen selle ära. Ja siis on meil vaja 200 grammi jahu või siis, kui ta jääb vedelaks, siis võime natuke juurde lisada. Vau, kus mul saabki jahu otsa, 193 grammi. No vaatame, mis nüüd siis saab. Jõu, kas ma pean siia kätega sisse minema? Mulle ei meeldi see kätega jamamine. No ma arvan, et siuke ta nüüd peab olema, aga muidugi ma ei pannud siia üldse mingit suhkrut, et kas siis nagu see sisu ei peagi magus olema või? No ma ei tea. No okei, vanilliekstrakt siia läks. Nüüd tuleks käed teha jahuseks ja siis hakata vormima palle. Lusika suurused. Ja siis paned ahjuplaadile. Seal oli öeldud, et spreita nagu natukese õliga need üle, aga mul ei ole seda sprei õlipudelit, nii et ma panen lihtsalt veits nendele peale siis seda oliiviõli, mis mul siin on. Pintseldan lihtsalt. Nii, 8 minutit 200 kraadi juures. Nüüd paneme 4 minutiks 170 kraadi juurde veel. Ja nüüd meil ongi jäänud üle sulanud võiga. Ma ei tea, kas ma peaks nüüd äkki. Kas ma hoopis viskan selle palli siia sisse. Teen ta sulanud võiga kokku. Ja siis ma panen ta suhkru ja kaneeli segu sisse. Teate, ma olen nii väsinud, ma ei viitsi neid praegu lõpuni teha. Ma lihtsalt proovin siit ühte ja annan teile teada, mis ma arvan. Ma olen siin köögis mässanud ja ma olen täna üldse nii palju asju teinud, et Mida pekki? Mida? Miks see reaalselt nii hea on praegu? Issa mingi vanillijäätis siia juurde veel. Halleluuja! Ülihea! Ma ei arvanud nendest mitte... Ma ei arvanud üldse, et siit midagi tuleb. Ma mõtlesin, mingi käkk on. Issa on see vanilli maitse seal saial. Imeline, siis see kaneeli ümbris. Imeline. Ma olen praegu
täiesti šokeeritud nii sellest supist kui sellest magustoidust. Need on ühed kõige paremad asjad, mis ma üldse pika aja jooksul olen teinud. Ainus asi on see, et nad on nagu niisugused pudisevad, et ega see ümbris on nagu super hästi küljes ei ole, aga mingi kauss alla ja issand vaniljijäätist juurde ja täitsa pekkis. No vot see mulle meeldib, kui ma mässan köögis ja kõik tuleb veel välja ka, muidu ma oleks nii frustreeritud. Tegelikult kumbki toit enam ei võtnud otseselt super kaua aega. Aga kui sa teed kahte asja samaaegselt, siis eks ta on niisugune nagu mässamine, pluss mul on pikk päev selja taga, et siis ikkagi omajagu energiat see võttis ja issand, ma olen nii õnnelik, et kõik välja tuli. Et it was worth it. Ja ma loodan, et teile see supiseeria meeldis, ma lihtsalt proovisin midagi uut, ega ma mingi toiduekspert ei ole, ma lihtsalt nagu midagi siin köögis teen ja proovin ja aina paremaks saan nagu näha. Okei, need tänast retseptid ei ole midagi keerulist, aga ikkagi me näeme siin mingisugust arengut, kunagi läksid rohkemad asjad pekki, ma ei osanud rohkemaid asju. Nüüd vaikselt nagu juba nagu lenneldes läheb siin köögis, mitte alati, aga vahepeal. Et super tore on endal ka katsetada, proovida ja teiega kõike seda jagada. Et vaatame, kas jätkame sellega järgmisel talvisel hooajal. Eks te võite teada anda, kas teile üldse meeldis see seeria, mis te arvasite, kas te proovisite ise ka mõnda nendest retseptidest. Ja suur aitäh, et sa vaatasid. Et sellel nädalal mul vlogi teile ei tulnud, aga juba järgmise videoga jätkame ikka vlogidega. Nii et suur aitäh sulle ja näeme järgmises videos. Tšau!